No tere jälle, head vaatajad, me oleme nüüd tagasi uue videoga, aasta lõpu spetsialiga. Räägime natuke asjadest, räägime tulevikuplaanidest, räägime, kes me üldse oleme, mis video me vahepeal siin tegime. Kõik vaatajad küsisid suht palju kommentaare viimaste video kohta, mis oli suhteliselt hea ja positiivne. Normed kommentid. Ja see oli hea ja aitäh teile, et panite likeid, kommentaarid, kõik share'id, värgid möllu, mis te panite viimase video alla. See sai väga suure boost'i. Väga suur üllatus oli ka. See oli väga suur üllatus, me oleme väga tänulikud teile, et kirjutasid, et proovime muud ka ja selle juurde me varsti jõuame, räägime sellest vähemalt. Aga mis on siis, räägime, vahepeal juhtunud on, mis muutunud on? Midagi rahulik? Ja suht rahulik, kooliga oli vahepeal natukene kiire. Meil on siin kiire, kes käib tööl, kes käib koolis ja igasugused vahepeal on suht kiired ajad on praegu, uus aasta ja asjad tulevad, aga me teeme isakusest teile head vaatajad, teeme ka ühe, kuidas ma ütlen, siis vana aasta lõputervituse või õnnitluse, ma ei tea, öelge, kuidas tahad, mul pole vahet. Pühade special. Pühade special, jah, et räägime juttu natuke ja räägime niisama ja. Aga lähme siis kohe asja juurde. Kõigepealt oli jõulud ka vahepeal meil. Kingid. Ja kingid on ka meil tegelikult. Me ei olnud valmis selleks, et me jagame kinke endal, vaata. Aga kuna viisakusest võiks teha, mingi üks kingis me otsustasime, et teeme. Või vaatavegi, mis me siin endal üksteisel kinkisime. Ma ei tea, mis sa mulle panid, ma ei tea, mis ma sulle panin. Tegelikult tean küll, muidu ma ei oleks kotti pannud. Aga jaa, võtame lahti ja vaatame, mis siin siis on. Head põhi alt üle. Nii. Nagu te näete, siin on kingitused laual. See on minu poole kingitus, siis väga special surprise. Sa ei taha teada, mis siin sees on. Minu pool on ka väga special. Sa ei kujuta ette, mis siin sees on. Sa juba näed seda otsa, vaata. Sa ei vaatad mu kotti ära lihtsalt. Ja ma pidin selle väiksem kotti sisse panema. Aga ma loodan, et see ei ole midagi. Ma loodan, et see suur probleem on, vaata. Ei ole. Aga kauba vastu. Ja hiljend jõulu. Häid pühi. Häid pühi, häid jõule ja häid aastat kõigile. Ja. Võta minu poolt vastu. Ja nüüd vaatame, mis sees on. Mida? Oi, plea, no 2 liitrit, kurat. No jah, jälle plank, õlle. Sa panid mulle veel siia asju. Chili on karne. Selles on pärast õllekarva ära. Ja mandariin. Kartukrõps on ka siin. Ei no, aitäh kingid sellest sulle. Aitäh. Ei, sulle ka aitäh, jah. Aga see on muidu söödav? Jah, kuivatatud. Päriselt? Sööme ära või? Ma praegu ei soomi. Selge, panen kõrvale. Ma enda ka kõrvale. Aitäh kingid sellest. Ma ei tea, teeks lahti või? Selle võib usse ära proovida, aga ennem kui selle juurde lähme, siis head vaatajad teile ka. Kõigile head vana aasta lõppu ja tagantjärgi häid jõule kõigile. Ja nüüd on niimoodi, et proovime Elektra heleda õlu järgi, mis ma spetsiaalselt ostsin sulle. Sest et üks vaataja küsis, et tehke valun plastõlede eri. Siis ma ei hakanud kõike kokku ostma, sest eelmine video läks suhteliselt käest ära. No te lähen käest ära, aga te läks juba omamoodi teed, on ju. Küsiti ka, oli pärast poom hakkas. Sellest räägime natuke hiljem. Meil on siin veel küsimusi. Et praegu avame selle lahti, proovime ära, mis asi see on siis. Nüüd, ma ei tea, krossist ostsin. Sul õnnab nagu õunamahl veiks. Käärind õunamahl. Võtan enne lööb langu kõik kõrvales kohe. Mul õnnab nagu kõige heledam. Oi, oota. Ma tõmbasin kurku selle. Oleks või klaasid võtta või oleks või? Me joon panen pudest nagu parmu. Kui nii soe ei oleks, oleks võib-olla normal. No ta on ju, tegelikult on ju, mis ta on heleõlu. Kuradi, on ikka pudel tehtud. Pruuvitud AS Elektra tundes Eesti traditsioone, proovime järgi. See on lihtsalt mõru. Ta sitaks mõru ju. Aga tegelikult halb ka ei ole otsa. Tal ei ole mingit maitset mingi. Aga muidu ta hea, halb ei ole. See täpselt pane seda. See meeldib mõru. See pane see külmkappi. Ja tegelikult ta külmab väga hästi. Ta ei ole halb tegelikult otsa, et tal maitset on selles mõttes, ta ei ole väga sitt. Aga hea vaataja, kes kommenteeris video alla, kes ütles, et tehke see review, siis me tegime. Ja ega, kuidas ma ütlen, plastõlled ei ole nii erilised tegelikult, sest et sinna ümber tehtud lihtsalt visioon, et parmud joovad seda. Sest on odav vist. Aga ta on nagu, ma ei oska öelda, plastpudelist õlle joomine on nagu sama hea, kui see kuradi, ma ei tea. Meil ütleb, kui sa jood klaaspudelist limonaadi või plastpudelist limonaadi, siis klaaspudelist on palju mõnusam, mahedam.
plastpudelist mingi imal oli, see oli sitt ka, aga nad ei ole no mõtle näiteks plastkoka ja klaasist koka, klaasist koka on actually hea, plastpudelist koka ma lihtsalt mingi magus plöga on ju. Suht sitt, aga ta on ka jooda. Ja pealekaks. Seda kuradi, mis see on, Krossi ulutab viina peal ju, ja vahe kuradi õlle mahla asemel. Te teate Blanco ikka on ju, eelmises videos saite teada, kus välja nägi, mis maitsega ta oli, aga ma ei tea, läks kuidagi kiireks poes ja ma arvan, et me ei ostnud valmis asju, et mingi jõu, et kuradi ostame 10 ballooni joome kõik ära korraga, et kunagi tulevikus me niisugust asja teha, aga praegu võtame rahulikult, et siin ei talugi enne vana aastat täis juua ennast, muidu ei saa uuel aasta kark olla. Noh, Blanc nagu Blanc ikka, hea õlu. Jaa, siuke mõnus jälle. See ongi täpselt siuke õlu, et sa ütlesid eelmises selles videos ütlesid, et see on selskonna õlu. Ja praegu ongi siuke tavan, istume seal laava taga ja joome lihtsalt. Meil on siin suht huvitav siuke puidust, mis see on nüüd? Furgoon, ei, mida ma ajan? See on õuekiik. Siin on soojus sees ja kuna suht külm muidugi, et õuest aitab suht palju, aga jah. Natukene ettepoole kallutad, sest on veel mõnus. Natuke on suva isegi, tegelikult on suht soojal. Suvel niiskus on päris hea. Esimene küsimus küsiti Guido 1984 ja 1984 küsis, et kuidas teil selline idee tekkis alustada selline kanal? Kuidas nimi peaks olema seotud videotega? Kuidas tekkis selline idee teha selline kanal või? Lihtsalt mõtlesime ju. See oli augusti lõpp, kui me sõitsime Citroen C3-ga. Las see jääda, kus me auto saime. See jääda backstory. Ei, see ei ole röövitud, see on korras, see on täitsa tuttava käes. See on lihtsalt meil laenu auto. Ja siis me sõitsime sellega Asula vahel ringi, läksin parklasse, ilus ilm oli, mängisime kossu, istusime autos, mõtlesime, et kurat, et võiks midagi veel teha, vaata, et siuke nagu sõidame nii, sama räägime nagu lolli juttu, et miks mitte siis nagu seda panna YouTube'i. Et nagu lihtsalt teha mingid actionid, proovida, mingid õllesi, sõita ringi, käisime Hiiumaal, et ma ei tea, siuke idee tuli, sest meil oli suht ammu see mõte, et davai, et tõmbame kaamerat käima, läheme kuskil, lihtsalt hakkame tegema, vaata. Ja nii see tehtud saigi, istusime autosse, siis me läksime sinna... Esimene video oli suht fail ju mäletas. Esimene video oli sinna purksina. Ei, mitte see, mäletan, kui me kelguga sõitmas käisime. See. No see ei läinud üles isegi. Jaa, see oligi. See oli siuke projekt, et panime auto. Auto taha panime kile sisse tõmmatud papitükk. Prügikotis see oli papitükk minu arust. Ja siis see nöör oli ka mingi siuke väike punane nöör, mingi niidi suur, siis panime selle sinna tagavara rattaraami külge. Et mul kärukonksu ei ole, vaata. Siis panime tagavara rattaraami külge, siis sõitsime kuskil seal kuskil Ääsme kandis. Ja siis pool teed oli asfalt. See oli asfalt, aga see oli siuke külavahe tee, et see liiklus ei olnud, vaata. Mõtlesin, et proovib teha mitte actionit, vaata, aga see läks nii üle kätte, et me ei hakanud see filmimine oli võimatus, et meil oleks kolmandat inimest vaja. Sest et see oli see ka, et kelguga sõidad, valgus pole, kaamerat pole, üks sõidab, teine filmima ja siis mitte midagi, nii talvel ei näe. Ja see sinna paika jäigi. Siis mõtlesin, et võiks midagi paremat teha, midagi loomulikku või midagi siukest intelligentsemat. Kas just nagu intelligentne, aga nagu... võib öelda ka intelligentne tegelikult. Sest et me ei tee mingi lauamängu kogu aeg, nagu ma ei tea. See oleks ka küll video, kui seda saaks normaalselt teha. Ka on mitu varianti, vaata, võta kinni, kus sa seda tegema hakkad. Aga jah, lihtsam on ju teha, võtta juua mingid õllesi. Käisime Hiiumaal. See oli tegelikult suht äge. See oli pull, jah. Ja jah, see nimi tuli niimoodi, et... Me lihtsalt istusime maha ja mõtlesime. Istusime maha ja siis kuna me mõtlesime, et minust eelmine jääd nagu sauna ka, jõime õlut. Ja siis oli see, et mõtlesime, et kurat, et mingi hea nimi võiks olla, mida meile meeldib nagu degusteerida ka, et nagu mis meile meeldib juua või nagu... Juua või süüa, vaata. Mõtlesin, algus oli viinaninad. Algus oli viinaninad, jah. No see oli siit nimi tegelikult, see oli halb nimi. Aga õlle sõbrad kõlab nagu siuke nagu, no ei tea, viisakas, nagu siuke... Ja mitte mingi läbu. Ta ei ole läbu ka, ta on siuke nagu istud maha, räägid juttu. Ei, ma mõtlengi aga nagu viinanina, et see on rohkem nagu, et ja me joome küll, et paugutame laudurit ja... Ei, no see on jah veits räige. No see, oleneb, kuidas võtad seda, aga las ta jäi. Ja, seda küll. Õllesõbrad on pigem siuke nagu prestiižikas, võiks öelda.
et siuke hea nimi ja siis tuligi idee, et paneme kokku ja kuna meile meeldib õlut ju saunas käia, siis sealt tuli õllesõbrad ja nii lihtne see ongi. Aga mis ta veel küsis siis? Kuidas nimi peaks olema seotud videotega, see ongi suht. Meile meeldib õlu, joome õlu ja me räägime juttu, teeme pulli. Võib-olla mõtleb seda ka, et kuidas see video, kuidas meie nimi on seotud näiteks sellega, et kui te vaatasite meie eelmis videoid, näiteks Hiiumaa oma ja siis seda esimest, siis võib-olla mõni mõtleb, et oota, aga te teete ju vlooge, vaata Hiiumaal, te tripite ringi, te ei joo ju kogu aeg õlut, on. Et siis mõni küsis ka, et aga teil on nimi õllesõbrad, et miks te siis ei joo õlut? See ei ole nagu number 1 eesmärk, see on pigem lihtsalt nagu selle nimi, vaata. Jaa, see on lihtsalt meile meeldib õlu ja me oleme õllesõbrad. Me panime õllesõbrad. Meile lihtsalt meeldib õlu vahepeal juua saunad ja aga muidu me lihtsalt tõmbeleme niisama ringi ja teeme pulli, ei ole kogu aeg ainult jookis. Huvitav lihtsalt näidata erinevad asju, mis me teeme, no mis sellest ühest asjast ikka näitad, et kogu aeg joome õlut ja... Keegi küsis, et... tahad järgmise lugeda? No ma loen järgmises, nii. Swagster 332 küsib, et tehke Loutiga kolläbi. Äkki Lauta ei vaatab seda videot ja tahab tulla ja teha kolläbi. Vabalt tulge. Jaa, meil midagi selle vastu ei ole. Muidugi. Ja no selle mõttes, võib helistada ka talle. Ta on hõivatud oma asjadega. Ei no selles mõttes idee on hea, et kui jumal juhatab nii, et ta tuleb siia videosse, siis miks mitte, muidugi. Meil on jälle lõbus, et me saame jälle midagi toote teha ja... Aga lähme järgmise küsimuse juurde. Järgmine küsimus on The Big Noise küsib, et kutsuge Lennart mõnda õlle proovis videosse. Sa teeks Lennart või? Milline Lennart? TikTokis see, kus õlles proovib, ei tea või? Ma ei vaata TikTokis. Ma ka ei vaata, aga enne kui mul oli, siis ma vaatasin. Ta on kas ta on mingi keskklaanine mees, vist natuke vanem. 30-40 aastane. Teeb ka TikTokis õlle review. Ta on nagu spetsialiseerunud, vaata õllede proovid. Äkki me saame ta kutsuda, siis ta saab õpetada meile õllede kohta. No see on tegelikult hea mõte. See on hea mõte, raisk! Tegelikult isegi, tegelikult... Kui ta ka peaks äkki seda nägema. Kui Lennart näeb, siis kirjuta kommentaari või kirjuta meie meilile. Meil on olemas. Muidugi. The Big Noise küsis järgmisena pommid, palun, ehk parmudõlled. Ja anna siia see parmuõlle. Anna kohe siia see. Juba ongi olemas, kuna teeme esimese ära. Uuesti. Mis siis, et enne vaatame? Mingi hetk vaatame, võib-olla kindlasti teeme, võib-olla kindlasti. See on siuke praegu ruttu... Ma ei ole kindel. See on praegu siuke kiire väike parmuõlle review. Mõrurisk. Külmalt on normaalne, no tegelikult... Aga gaasid on väljas juba. See on kusi. See on suht kusi tegelikult. No vaadaks pudelit, no see ei ole normaalne pudel olemas. Kuradi Krossi elektrane. Ära kurat märgi päris hea õlu on. Kuidas see juba gaasid väljas on? Siis ma see on plastpudel, ma arvan. Need lollid korgi, mis asjad need on tänapäeval. Need tuleb nii, vaadake nüüd. Siin on kirjas, et ärge võtke ära või midagi. Siis lihtsalt murrad kaela ära ja tõmbad ära ja keerad peale, muidu gaas välja. See on nagu see, et tuleb jooki säästa, mitte korki säästa. No täpselt, pane korki lihtsalt tagasi pärast. Nii keerad korgi tagasi, vahet ei ole. Tegelikult ma jätan tavaliselt ühe selle junni külge. Ma jätan närmisel peal, ma keeran seda, just see kuradi kaob ära kuhugi ja ma ei tea, kas ta läheb. Nii küsiti, kas hommikul oli pohmar ka? Miku Millu küsis. Elu esimene pohmakas oli. Ära aja vastu. Ei, reaalselt. Mul on nagu varem sitt olnud, mingi peale joomist nagu hommikuti pohmakat ei ole varem olnud. See oli esimene kord. Sellest natuke läks üle kätte see värk. Ma jõin nii laua alla ennast kui võimalik. Aga jah, see ütleme niimoodi, et tegelikult see õllede degusteeris videos me tegime eelmine video. Me jõime liiga kiiresti, liiga suuri koguseid. Tegelikult ütleme ausalt, me võtsime liiga suure tüki viirust, me võtsime kuradi 22 purki õlut ühele lauale. Mõned võtavad ainult 5-10 ja mõned võtavad 5-10 teevad järgmises videos uue sellest. Me panime kõik järjest lihtsalt ja see oli nii palju erinevaid õlusid nagu järjest ja nagu heledad, tumedad, kõik see võib-olla kehale ka nii väga ei sobi. No jah, vaata, sa teed ju seda segu 7, no seal on kõik korraga koos, no see on umbes sama hea, kui sa oled viinale kefiiri peal. Vahet pole väga. Hommik on ikka pask olla. Tegelikult ei tea, pole proovinud. Ma ei soovita järgi proovida. Aga jah, minul oli niimoodi, et ma ärkasin üles. Mida ma tegin nüüd, ma ei mäletagi.
see on hea küsimus. Sa ostsid ju selle ka, me läksime poodi veel. Ma arvasin, ma ostsin limpse, ma ostsin endale džinni. Tahtsin sinna limonaadi osta, siis ostsin lõpuks džinni endale, pärast vaatasime hommikul, mingi pomm oli küll kapis, mõtlesin mine pekki, hakkab pihta otsast peale uust ralli. Ja siis oli see, et mina läksin koju, mul nagu otseselt ei olnudki väga hullu hommikul, lihtsalt siuke väike värin oli sees, vaata. Ma värisesin öö otsa, ma värisesin kõik oma värinad ära ja siis mul hommikul oli lihtsalt natukene kõhus oli rõve alla. Aga noh, selles mõttes ma ei tea, video oli normaalne, mina olin väga rahul selles mõttes, noh, et sai nagu nii palju räägitud, kui me oskasime ja tegime ja et noh, ma ei tea, ma nagu puudust tunne väga. Oli, mis oli, läheb elu edasi. Et noh, ma ei tea, meie olime rahul, aga jah, mul väga hull öelda ja ma mäletan, kui tegin. Magasin hommiku edasi. Sellise värina ikka väike sees, vaata, siuke... Ja pärast mõtlesin, et kurat, nüüd küll mingi kuu aega ei joo, me läksime paari päeva pärast jälle tegime sauna. Jah, no see läheb ruttu. Et see on hea, et väga hull ei olnud, mõnul ei olnud väga häda midagi, nii et... No, mul oligi ka ainult, öösel oli ja siis pärast oli kõik, hommikul oli korras. Joosep Sild küsis, et tehke veel, teeme veel, ükskõik mida me teeme, aga me teeme ikka. Ja hirmus mees 3661 küsis ka, et tehke Vol 2 ka. No Vol 2 on siuke asi, et kui me juba teeks seda, siis üks isik või üks inimene kirjutas kommentaaridesse, et te võiksite teha käsi ja õllesi, ehk siis te võiksite ise proovida teha konservist õllet. Jaa, ma tean, saab tellida ju neid, saab küll, neid paned mingid asjad kokku ja siis lased mingi aeg käärida ja siis ta jah, tegelikult võib teha ja proovida. Mingi kotid ja asjad on paneme klaaspurki, paneme õllesõpra sildi peale sinna viiekas pudel. Viieks pudel. See on normaalne reis. Ma arvan, see ma ei teeniks raha tagasi juba isegi. Tooraine maksab ju kuradi viieks reis. Rohkem veel, pole palju teeme. Kui me peame siis ostma terve selle kiti ju. Ma arvan selle valmis kiti ära, vaata. Ja siis ma arvan, need tulevad ikka veits rohkem kui see. Seda küll. Ma arvan, peaksime müüma natuke kallimad, kui me müüks. Ma võin selle kommentaari ette lugeda ka, mis ta kirjutas meile. Ta kirjutas niimoodi, et Robuit 8624 kirjutas niimoodi, et väga palju õppida veel ja sealt sortimendist oli joodavaid õllesid 3-5 tükki. Jooge rohkem käsidi õllesi ja see maitsebukett alles tekib teil. Joota aasta jagu käsidi omasid, siis neid lurre enam elu sees ei joo. Tehke ise hoopis käsidi õlu kasvikonservist. Väga lihtne teha, jälgin. Aitäh, et jälgite. Aitäh tagaside eest. Me võtame selle... Võtame arvesse, paneme info kõrva taha. Selle mõttes, et tegelikult... Väga hea idee andsite meile. Aitäh selle eest. Võib-olla kunagi oleks selle välja mõelnud ise ka, aga noh, niimoodi ladvast vaata, noh, ei tule vaata, palju ideid on, et ei jõua kõik ära rakendada. Aga ise võiks küll teha proovida, et võiks päris hea võib tegelikult tulla, kas tuleb päris sitt või tuleb päris hea, et saab ära proovida. Aga jah, selles mõttes ta ütles ka, et tema neid odavaid firma õlles ei joona sakud ja allekokid, et ta teeb ise siis, nagu ma aru saan. Või ostab käsid õllesi. Samas Miiumaa... Aga käsid õlud on nii kallid, muidu vaata, et nagu saunaõluks vahepeal võib-olla mingi paar tükki, aga kui sa tahad niisama juua, siis pigem ma arvan, no oleneb, kui palju taskuraha on meil. Seda küll, jah. Aga noh, võib-olla saan aru ka, kui sa eluaeg joonud neid marke, sakkus ja alekokke, siis väga vabalt võib üle visata ka, et siis ma saan aru, miks sa käsid õllesi jood või. Ja, ma loeme skripti. Anna palun tulemasinat. Ja selle tulemasina ma sooviks saata. Outro, veidi tuleviku plaane, soovime uut aastat, õllesõbrad, kingid, intro, niisama juttu ja edasi. Aitäh vaatamast ja uut aastat! Ja aitäh teile, et vaatasite! Head uut aastat, loodame, et kõigil olid head jõulud, head pühad ja siis tuleb järgmine aasta on uus aasta, uued õllesõbrad, tulevad paremad videod. Uus aasta, uued meied ja uus hoog ja uued videod. Tükke lihtsalt maas raisk. Aitäh, et vaatasite. Me oleme joome õllesid edasi ja lähme sauna. Näeme uuel aastal. Nüüd see 5 korda seda.